Inimesed lähevad tihti lihtsama vastupanu teed ja lasevad arstil välja kirjutada uinuteid ja rahusteid. Milliste tagajärgedega võivad nad kokku puutuda, kui nad pikaaegselt neid kasutavad ja millest inimene võiks mõelda ennem, kui ta hakkab neid tarvitama? Meil oli aastaid tagasi olukord, kus arstid olid harjunud uinuteid patsientidele kirjutama, uinutite retsepte ja patsiendid olid harjunud uinuteid ka perearstilt, eriarstilt küsima. Ja istusime arstkonnaga kokku ja otsustasime, et jah, et unehäiretest Eestis peaks hoopis laiemalt rääkima ja see lõi aluse selleks, et me koostasime täiskasvanute unehäirete esmase diagnostika juhendi, mis on teeviidaks kõikidele, mitte ainult arstidele, meditsiinitöötajatele, ka inimestele patsiendi juhendi näol, et kuidas oma unehäirega tegeleda. Ja ütleksin, et uinuteid tõesti kasutatakse palju ja täiesti juhuslikult Maailma Terviseorganisatsiooni poolt läbi viidud uuringus uuriti hoopis midagi muud. Tuli välja, et need inimesed, kes kasutasid uinuteid ja nad kasutasid siis üle 18 doosi aastas, siis leiti, et need inimesed, neil on suremuse risk kõrgem, on raskete haiguste, traumade risk kõrgem, et midagi seal ikkagi on. Ja selle teemaga hakati järjest enam tegelema. Ja on uuritud ka polüsomnograafia uuringul just uinutite kasutamise mõttekust ja leidutud, et paljudel juhtudel inimesed on uinuteid kasutanud kui komme hea une lootuses, aga seda hea tund ei tule. Mida ma tahan öelda, et oluline on aru saada, et mis on inimese unehäire põhjuseks. Miks inimene ei maga, kas on probleem magama jäämise, on siis korduvate ärkamistega, norskab see inimene, on tal hingamispause, on tal ninahingamistakistust või on õhtuti lausa jalad rahutud, televiisori ees ei suudeta istuda või teatris, kinos, et väga ebamugav tunne on isegi jalgu jalanõudes hoida. Ja parasoomniad, need on psühhiaatria teema, aga une-ärkveloleku rütmihäired, mis on väga levinud ja uneaegseid hingamishäireid, mida suurem on meie inimeste kehakaal, mida rohkem on rasttõvega inimesi, kindlasti rohkem meil on ka unehäireid, ka erinevaid unehäireid. Nii et uinutit on väga kerge väljastada, kuid uinutist loobuda ei pruugi olla nii kerge. Ja on olemas sellised kindlad skeemid, et kuidas uinutist loobumist takistada, muuta, lõpetada ja see on muidugi palju suurem töö kui see uinuti tarbimine. Ja ütleksin seda, et alati ei pea ka uinutist loobuma. Kui perearst on pidanud vajalikuks uinuti määramist just sellele konkreetsele patsiendile, siis ilmselt tänasel päeval mõeldakse järjest enam, et jah, sellele patsiendile ühe või teise probleemi korral on see uinuti ikkagi näidustatud. Ja unehäired ju kaasnevad väga paljude psüühikahäiretega, enamusega psüühikahäiretega, aga see on psühhiaatria valdkond ja paljude muude terviseprobleemidega, kus põhjuseks ei olegi see unehäire ise, vaid on mõne muu haiguse poolt põhjustatud unetus. Võtame näiteks seljavalu, tegeleme seljavaluga, inimene saab rahulikumalt magada. Või inimene norskab, tal esinevad hingamispausid, isegi lämbumistunne, mis teda äratab. Sellisel juhul on see uinuti lausa kurjast, sest uinuti soodustab veel uneapnoe süvenemist, teket ja selle kaudu isegi infarkti kujunemist, rütmihäirete kujunemist, ka äkksurma riski inimestel. Nii et kui me teame unehäiretest, teame inimesest, tema probleemidest, tema
haigustest, siis ma arvan, et uinuteid kasutatakse järjest sihipärasemalt ja mõistlikumalt. Tänan teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Palun!